Preester on teine pühitsusaste. Enne seda, kui saadakse preestri pühitsus, on diakoni pühitsus. Ehk siis ortodoksi kiriku traditsioonis on hierarhia, ehk siis diakon, preester ja piiskop. Ja piiskop on vaimulikuna siis see, kes pühitseb nii diakoni kui preestri. Ja läbi preestri ameti, ehk siis preester on nagu heas mõttes piiskopi volitatud inimene koguduses töötama ja tegutsema. Ja preestri põhitegevuseks on siis salasuste läbiviimine. Ja nendeks salasusteks ehk sakramentideks on siis ristimine, salvimine, pihisalasus, armulauasalasus, abielusalasus, haigete võidmissalasus ja vaimuliku pühitsus. Ehk siis preester on volitatud läbi viima salasusi koguduse ja kogukonna rahvale, kes siis sellesse kogudusse kuuluvad. Ja kui rääkida preestri otsesest nii-öelda mõjutusvõimalusest või millega ta siis koguduses oma tööd saab mõõta või jälgida, on see, kuidas kogudus elab, kui terve on kogudus, vaimses mõttes, kui intensiivne on kogudus, pihisalasus, mis tegelikult on ju inimestele ja koguduse liikmetele sellesama sõnumi toomine, mille järgi kirik ennast igapäevaselt tegelikult elavaks elab ja nende sõnumitega lahti rääkimine. Ehk siis, et inimesed saaksid seda rõõmusõnumit kuulda ja selle kaudu ka leida seda sügavamat sisemist palveelu ja ka miks mitte füüsilist tervist.